No mina olen Linda Metsaorg ja ma ei tea, enamik siin saalis olijatest ja tänasest ja eilsest osavõtjad on kõik mul tuttavad ja ma ei teagi võib-olla väga üksikult, kelle nime ma ei tea ja ei tea seda, millega ta siin Lahemaal siis nagu silma on paistnud, aga kõigil on ju ja oma osa siin olnud ja mul on väga hea meel olnud, et olen saanud ka teie hulgas olla. Mina natuke puudutaksin seda valdkonda, millest nagu vähem on juttu olnud. Kõik on olnud uurijad ja Lahemaale aluse panijad, aga mina olen olnud oma õpilastega ja nendega, kes on looduse vastu huvi tundnud, just seda Lahemaa looduse mitmekesisust ära kasutamas, et selle kaudu nende hingele lähedale saada, et neid puudutada sellest küljest, et kõik see väärtuslik, mis meil siit ümbritseb, et see ka nendeni jõuaks, et nemad oleksid selle hoidjad ja kaitsjad. Ja see algas juba sel ajal, kui veel Lahemaa rahvusparki ei olnud, ma töötasin siis Looduse majas Tallinnas ja käisin õpilastega siia ja olen ka siis Looduskaitse Seltsi asutajaliikmete hulka kuuluv ja arvan, et see minu tegevus selles noorte kasvatamisel looduse hoiu vaimus on ka Looduskaitse Seltsi poolt pälvinud tunnustust sellega, et ma olen ka Looduskaitse Seltsi auliige. Nii et tõsise tegevus algas muidugi ikkagi koos rahvuspargiga ja siis juba sellele järgnesid nende õpilaste siia toomine, kes õppisid bioloogia kallakuga klassides Tallinnas seal 3. keskkoolis, nüüd on ta selle kooli nimi Lilleküla gümnaasium. Ja siis tänane, keda te ka siin kogu aeg näete pildistamas, Toomas Tuul, tema on ka bioloogia klassi kasvandik ja veel teisigi, kes on minuga koos seda Lahemaa loodust siin tundma õppinud. Aga mitte üksinda ainult koolid ja kooliõpilased, vaid ka ma suve ajal olin siin Lahemaal giidiks. Ja kui täna siin korduvalt Annet märgiti, siis mina tahaksin ka tõesti olla väga tänulik Annele, sest tema tegi ikka selles valdkonnas, et me oleksime head retkejuhid, nagu Annet neid nimetas, väga palju tööd ja nii toredad mälestused on, kui me läksime nendesse peredesse, kus siis oli veel neid vanu inimesi, kes mäletasid seda kultuuripärandit ja saime nende käest väga palju teada ja õppisime ja muidugi paljusid neist enam ei olegi. Aga see oli väga viljakas aeg, mina loodust tundsin küll ja tunnen ka praegu, aga just see kultuuripärandi tundma õppimine oli ka üks väga väärtuslik osa. Ja Lahemaa rahvuspark on ka mind märganud ja tegevust märganud, sest et siin kohapeal ma nüüd olen juba 10 aastat juhtinud Eero Lahe Rannarahva Seltsi ja toonud neid inimesi küladest välja ja loodusesse ja teinud selgeks nendele Lahemaa rahvuspargi eesmärki. Me oleme siin kõik tänapäevaselt läbi töötanud selle kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskava on varsti vastuvõtmisel. Nii et oleme hästi palju püüdnud tuua neid inimesi ka rahvuspargile lähemale. Ja rahvusparki märkis ära keskkonnakäpaga selle kaasamise eest, mis on tehtud, et on rahvast kaasa kutsutud. Ja tahaks muidugi, mis nüüd kõige rohkem südame peal on see, et ikka rohkem oleks neid, kes seda rahvusparki hindaksid ja tema kaunist loodust selle tundma õpiksid ja ühtlasi ka kaitseksid seda kultuuripärandit, mis on siin nii väärtuslik, kuigi kahjuks peab selle ilusate päevade sekka ka mõne tõrvatera ütlema, siis mitte kõik veel tänapäeval ei saa aru ja nüüd on kõik see muutunud. On ikka kuulda juba
selliseid vahest väga teravaid lauseid selle kohta, et Lahemaa nagu ahistab, ei lase kõiki toimetada, neid, kes siin tahaksid rohkem toimetada ja et see on kuidagi väga valus kuulda. Aga neid ei ole palju ja me katsume nendega ka hakkama saada siin ühiselt, et nad oleksid ikka sõbralikud. Ja nüüd on uusi mõtteid, vaat esimesel päeval juba siin ka seda nimetati, et võib-olla oleks kohalikega ja kohaliku omavalitsusega veel tihedam side, kui tekiks sõnaga Lahemaa küladele oma vald. Ja ongi välja käidud niisugune idee, et moodustada siin Lahemaa vald. Nii et mine tea, võib-olla õnnestub see. Ja muidugi, kui me ikka suudame seda kaunist loodust siin hoida ja kuigi me Eestimaal inimesi järjest jääb vähemaks ja nad paljud on siit ka lahkunud, aga kui me suudaksime selle keskkonna hoida nii ilusana, et võib-olla et meil ei oleks mitte ainult üksikud rahvuspargid, vaid kogu meie väike Eestimaa oleks üks rahvuspark. See on kogu aeg mul niisugune mõte peas olnud, et liigume selles suunas, et kui meil ongi mõned keskused ja tühi ilus roheline loodus ja kui me hoiame seda ja tutvustame teistele, oleme siis võib-olla tulevikus, mina võib-olla seda küll ei näe, aga võib-olla kujuneb hoopis Eesti rahvuspark. Et oleme siis kõik selle nimel valmis, et oleks see hoitud, mis on korra juba hoidma hakatud ja see on tõesti väärt ja mina olen tõepoolest nagu teiegi siin saalis väga suur Lahemaa rahvuspargi entusiast ja eestvedaja ja tahan ikka, et rahvuspargil hästi läheks. Aitäh!